Player. 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 Tere, käes on 3. nädal, järjekordne arvatavasti kolmapäev. Viimasel ajal hakkab tunduma, et see saade avanebki meil just kolmapäeviti. Mis tegelikult ei ole väga halb päev, sest et ma jõuan täpselt selle 2 päeva jooksul, kui nädal algab, ma arvan, selle saate just ära teha. Nagu ka täna. Tegelikult on kell praegu 12:30 öösel teisipäeva õhtul, ehk siis põhimõtteliselt ma olen tegelikult juba kolmapäevas. Aga tuli lihtsalt tunne, et kui niikuinii midagi teha ei ole, und ei ole, siis mõtlesin, et miks ka mitte. Ma olen viimasel ajal nüüd lappanud veits uudiseid ringi ja avastasin ühe häiriva asja. Lappasin siis mina ühel tuntud leheküljel nagu The Verge ringi. See on üleüldiselt niisugune tehnoloogia ja põhiliselt ongi tehnoloogia ja tehnika valdkonna niisugune uudisleht. Vaatasin mina seal ringi ja siis jäi silma uuest Samsung Galaxy S8-st väiksed kuulujutud. Ja pealkiri ütles seda, et siis Samsung Galaxy S8 ei pruugi omada kõrvalapi auku. Nüüd see tuleb ju tegelikult nagu tuttav ette. Ei tea küll, kus täpselt. Aga jah, miskipärast ma olen vaadanud, et Samsung või nagu üleüldiselt on Apple hakanud olema see, või mitte hakanud olema, vaid nad tegelikult on juba pikka aega olnud, aga ma arvan, et aina jõulisemalt on nad hakanud olema siuksed väga tugevad turuliidrid. Et me näeme küll, et Samsung või see Apple tuleb millegi uuega välja ja see meie jaoks, mitte enamuste jaoks, vaid mõningate jaoks idiootsus, millega nad välja tulevad. Aga näed, inimesi see ei takista seda ostmast. Ja nagu teada, siis iPhone, kui nad välja tulid oma iPhone 7-ga, siis sellel ei ole ka kõrvalapi auku, vaid selle jaoks on USB-C auk. Või neil on vist isegi mingi Thunderbolt. Ühesõnaga on ainult üks auk, millest tuleb sul siis igasuguseid jubineid välja tuua erinevate adapteritega, mis näeb siis juba lõpuks niisuguse kõva IT-mehe serveri moodi välja, kus sul tuleb siis ühest august nii laadimisauk kui kõrvalapi auk kui USB ühendamise auk. Kõik jutud tulevad sealt ühest samast kohast, mis jätab sulle niisuguse ripatsi sinna. Ning kui need kulutud nüüd tõesti kunagi, siis kui see S8 välja tuleb, tõeks peavad, siis tuleb välja, et ka Samsung on sama teed läinud. Mind häiris selle juures see, et Samsung tõesti võtsid ära või nagu kõlakate järgi eemaldasid kõrvalapi augu, aga nad panid mitte selle asemel, aga nad panid USB siis Type-C laadimis selle pesa. Ja selle kaudu saab ka muidugi muusikat siis kuulata. Viimati oli Samsungil USB-C port vist Note 7 minu meelest oli. Aga Note 7 kohta me teame küll, mis sellest sai. Või kus see telefon endaga lõpetas. See oli nüüd see peamine uudis, mida nad rääkisid, kuid samas on seal ka nipet-näpet ka minu meelest tegelikult isegi häid asju. Ma ei tea, kas see nüüd nagu tasakaalustab selle kõrvalapi augu puudumist, teades mind, või nagu minule isiklikult jääb see arvatavasti häirima, kuid samas ega ma ei saa öelda, et need ülejäänud uuendused, mida nad tegid, väga halvad oleksid. Näiteks
võib see telefon tulla siis stereokõlaritega, mis on praegu on neil ainult seal bumperi alumise ääre peal, seal kus laadimispesa on, seal on üks kõlar. Aga nüüd võib tulla S8 juba stereokõlaritega, mida ma olen siis näinud ka eelnevalt HTC peal. HTC M7-st vist alates hakkasid tulema need stereokõlarid, mis siis, et ees on 2 kõlarit. Mis mulle täitsa meeldis, lõppude lõpuks üks kõlaritest andis muidugi järgi, aga see oli ka pärast väga räiget üleelamist sellel telefonil või üle pikka aega üleelamist. Nii et ma arvan, et kuna nüüd ma juba vaikselt siuke Samsungi fanboy, siis ma olen selle üle ma väga õnnelik, et kui nad tõesti selle läbi viivad, et nad toovad stereokõlarid. Samuti nad räägivad, et siin ei tohiks olla vist seda home buttonit enam. Ja neil on uus see sõrmejälje lugeja on siis juba sinna esiklaasi sisse kodeeritud või nagu sisse ehitatud, et enam nagu reaalselt eraldi nuppu selle jaoks, kui füüsilist sihukest nuppu ei olegi. Mainiti ära jah, et fingerprint siis sensor on siis sinna sisse ehitatud, aga mis selle lause juures mulle hästi kõlama jäi, oli see, milline display see seal peal on. Selleks korraks on siis pandud 2K super AMOLED display. Vot see number seal ees või see 2 tähist 2K, see on midagi väga head, sellepärast et 4K on juba telefonide jaoks minu arust liig. Sa ei saa seda kvaliteeti nii väikse ekraani pealt kätte, sa ei saa neid piksleid nii tihedaks panna, et sa saaksid selle kvaliteedi kätte sealt. Ning telefonide jaoks, arvestades kui suureks need telefonid on läinud, võttes siis näiteks keskmine on vist ikka kuskil 5 ja 6 tolli vahel, mis tegelikult on juba hiiglama suur minu meelest, võrreldes sellega, millega me kunagi olime. Aga jah, et 5 tolli peale ei saa enam väga palju paremat resolutsiooni panna kui üle 2K, sest siis see erinevus ei ole enam silmnähtav ja see on minu meelest lihtsalt raha kulutamine. Samuti räägitakse, et see sama ekraan on neil parema tihedusega, pikslitihedusega, mis siis parandab neil kõvasti teravust ja mis aitab väga palju kaasa ka siis VR-prillidele, milleks S8 on siis, arvatavasti tulevad nad siis juba selleks ajaks, ma pakun, et ka uute VR-prillidega välja, sest et praegu on neil 2 versiooni. Esimene on S6-le päris hästi sobitatud, järgmine oli juba S7 poole suunatud ja ma arvan, et siis kui S8 tuleb, siis nad suunavad sellele ka juba ka uued VR-prillid, sest ju alati on mida uuendada. Kuid ega see siis ainukene asi on, mida ma leidsin. Teine asi, mida ma siit suutsin, mis haaras sükest järjekordselt huvi minus, oli sükene huvitav Instagrami kasutaja või konto, mis siis püüab mängida või nagu leida neid loophole selles Instagrami sükestes nii-öelda seadustes või selles policies, mida nad siis püüavad kontrollida. Ja täpsemalt siis see kasutaja pöörab tähelepanu rohkem just paljastustele. Ja kogu see konto või see kasutaja, kõik mida see teeb, paneb üles pilte nibudest, inimeste nibudest. Nii meestest kui naistest, aga see on nagu nii lähedalt see pilt tehtud, et sa ei saagi aru, kas see on meeste või naiste oma. Okei, kui sa võib-olla
jah, kui sa oleks mingi väga karvane mees ja väga siire naine, siis sa arvatavasti teeksid vahet, kuid vaadates neid pilte, mis siin toodud on, siis on kellel huvi on, see võib Instagrami minna, panna otsingus genderless nipples, seal on see alakriips vahel, kuigi ma arvan, et kui sa juba genderless sisse kirjutad, siis sa saad selle kasutada. Ja siin on näha ka, et noh, siin ei ole kirjutatud, kas see mehe või naise oma. Ja siin, kui sa neid pilte vaatad, siis tõesti ei saa aru. Ja see paneb mõtlema, et miks siis mehed võivad näidata paljast ülakeha ja naised saavad siis selle eest bänni. Nemad siis püüavad nende seal kirjelduses on siis kirjas, et toetame kõiki sugusid ja muudame selle nii-öelda policy ära siis seal Instagramis. Loomulikult on see saanud suurt kajastust nii uudistes kui üldiselt internetis, sest internetis ju kõik, mida sa üles paned, olenevalt teemast võib kas siis 10-kordistuda või mis iganes. Ja on ka muidugi juhtunud nendel juba selline juhtum, kus siis neil üks pilt sai bänni ja põhjuseks oli see, et õigemini põhjust ei kirjutatudki ja siis see konto haldaja siis kirjutas sinna Instagramile vastu, et miks te bännisite selle pildi, et see oli ju mehe nibu. Et kui teie ei tee vahet mehe ja naise nibul, siis kes üldse peaks tegema? Ning siis sealt nad püüdsidki sellega välja tulla, et tegelikult ei ole ju vahet. See, et miks me isegi peaksime siis eemaldama neid pilte, kus on naiste nibusid näha, kui need on nii sarnased meeste omadel. Minu arvates on see tegelikult päris hea point ning see on niisugune väga huvitav lähenemine sellele siuksele üleüldisele siuksele 50-50 küsimusele, mis on tegelikult juba päris pikka internetis ringi käinud, et kui mehed saavad paljast ülakeha näidata, siis miks naised ei võiks, sest et tegelikult on ju need täpselt samasugused, ma saan aru, et suguelundid näidates oleks see teine teema. Aga kui mehed on nagu ühiskondlikult aktsepteeritavad pildid palju ülakehaga, kus on ka nibusid näha, siis miks ei võiks ka naised, miks naiste pildid on ainult aktsepteeritud siis, kui neil nibu osa on ära kaetud. See on nagu see, tegelikult see jah, paneb mõtlema ning ma arvan, et see algatus, mida selle konto haldaja on alustanud, on väga huvitav, väga, väga kaval ja ma loodan, et see tegelikult äkki isegi läheb neil läbi. Ma ei tea, kui hästi neil nüüd praeguse hetkega on, aga selle uudise järgi on tegelikult neil see juba teine kasutaja vist, sellepärast et esimene kasutaja, mis oli algselt selle ilma alakriipsuta, siis see häkiti ära ja siis see tehti korda, kustutati konto ära ning tehti uus siis koos alakriipsuga. See oli selline ütleme nii, et see pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna, võib-olla. Kuid siis ma läksin internetis edasi, nagu sa ikka ühelt lehelt jõuad teisele, surfad ringi, lõpuks tund aega hiljem avastad, et sa oled jõudnud, et sa alustasid mingist Newtoni seadusest näiteks ja sa lõpetad sellest, kuidas kana ajab kassi taga. Sa vaatad mingit gif'i, kuidas kana ajab kassi taga ja kass kardab elu eest. Samamoodi oli mul ka praegu, et ma lappasin neid uudiseid järjest. Käisin küll Facebookis, Instas igal pool ära. Ja siis nägin jälle silm, jäi peatuma ühe uudise peal, kus siis oli peategelaseks Cristiano Ronaldo. Kuulus jalgpallur, väga rikas, väga populaarne
ja nii nagu vägade rikaste ja populaarsete isikutega on hea manipuleerida, siis ja selline kuidas siis öelda, ekstravagantne või siuke dramaatiline pealkiri kohe kutsub inimesi vaatama ja no eks ta mind haaras ka. Nimelt on siis juttu täpsemalt maksupettuses süüdistatavat Cristiano Ronaldot, keda siis võib oodata ees pikk vanglakaristus. Räägitakse siis, kuidas Cristiano Ronaldo võib silmitsi seista 6-aastase pikkuse vanglakaristusega, mida siis teatab Hispaania maksuamet. Täpsemalt on siis Hispaania suuremate ajalehtede hinnangul meie suur superstar Cristiano Ronaldo hiilinud maksudest kõrvale ligi 150 miljoni euro ulatuses. Väidetavalt siis asuti Ronaldo 2011. 12. ja 13. aasta tuludeklaratsioonide või neid tuludeklaratsioone uurima eelmise aasta detsembris ning siis avastati, et portugallane on ise oma maksudest kõrvale hiilinud, mida ta siis muidugi ise loomulikult eitab. Kuid juhul, kui see siis tõesti peaks tõele vastama, siis on teda võimalik ees ootamas 6-aastane vanglakaristus. Mis see nüüd tema karjäärile toetab? Noh, pool aastat on ikka päris palju, ma arvan, et see on juba täitsa pool hooaega jääb sul mängimata, siis võib see sulle kahju teha karjääri mõttes, kuid tuntuse mõttes ma arvan, see toob talle nii halba kui head, ma arvan, et see toob talle ka head tuntust kui ka halba tuntust, et kõik reklaam on reklaam, et karjääri suhtes, samas ma ei tea, Ronaldo on, no ta on tõesti superstar ja ta on tõesti väga rikas oma jalgpalluri ametiga. Ja äkki tal on võimalik mingi väga hea advokaat leida ja võib-olla siis isegi ma arvan, et see lõpuks lähebki niimoodi välja, et ta leiab endale väga hea advokaadi. Ta pääseb sellest kohtuistungist puhtalt välja ning see lihtsalt ongi järjekordne mingine draamakõlakas, mis on siis levima lastud. Rääkides üleüldiselt eestimaistest uudistest, viimasel ajal on kuidagi rahulikuks jäänud need. Ei leia väga seda draamat enam, või on see võib-olla lihtsalt minus? Või noh, siukest kodumaist raamat väga ei ole, eks see Savisaare teema meil ikka käib ringi. Savisaare teema käib ikka ringi ja ikka on see lahtine, aga see on selline ka täpselt sama asi, ma arvan, et see arhailine vanamees enam, noh, mis sa temast enam ikka kinni paned, sest ta on ju, minu meelest ta ikka räägib juba nii ümbernurga juttu, et okei, tema see demagoogika ja tema koogitsemisviisid olid väga, väga kõrgel tasemel ning ta suutis väga igasugustest olukordadest välja tulla, kuid ja see nägi, jah, ta suutis mõistliku jutuga vältida kindlaid teemasid. Kuid no mida hullemaks see asi on tal läinud või no mida hullemaks tal see asi läks vahepeal, seda hullemaks on ka minu meelest tema mõistus läinud ning see on ikka veits lappesse läinud tal, jah. See, millist tekstide välja jääb ja see isegi vahest ei kõla loogilisena enam. Kuid vähemalt on tore kuulda, et ta on omale jala alla saanud. Juba teeb ta vist oli Soomes vist esimesi samme oma uue jalaga, mida siis toetas MTÜ Jalg alla, mis minu arust kõlas veidi iroonilisena. Aga võtaks näiteks ette 10 asja, mis on erinevatele tähemärkidel täiesti vastumeelsed, nii et kui te tahate kedagi närvi ajada või
tülitada või kuidagi kindlasti punkti vajutada, et talle närvidele käia, siis esiteks sa pead välja selgitama, mis on tema tähtkuju, ja teiseks siis järgima neid punkte. Võttes endale, siis kohe vaatame, kas see vastab ka tõele. Jääradele ei meeldi, kui inimesed, kes käivad või sõidavad kohutavalt aeglasti, kui nende kiindumusobjekt ei vasta telefoni või on sootuks selleks välja lülitatud. Pingelised olukorrad, kus neil puudub võimalus lõõgastuda. Kui keegi nende seltskonnas on sõltuvuses Facebookist või Twitterist. Inimesed, kes mõtlevad rumalaid vabandusi. Pikad järjekorrad, liiklusummikud, inimesed, kes räägivad või tegutsevad liiga aeglaselt, kui nad peavad liiga kaua ühe sama koha peal olema, või kui on liiga palju rahu ja vaikust. No mina ei tea, on siin mõni punkt on ja mõni punkt ei ole ja võtame siit näiteks hambur. Hamburile näiteks ei meeldi, kui nad satuvad ummikusse, kui keegi on loomade vastu vägivaldne, kui nad peavad kodus passima, kui nad tahavad reisida, aga raha pole, inimesed, kes ei julge avameelselt rääkida, kui elus ei toimu midagi huvitavad, virisevad või rahulolematud inimesed, kui keegi üritab nende elu kontrollida, kui nad peavad käituma vastavalt ühiskonna normidele või kui nad ei saa tegutseda spontaanselt. Siin oli üks punkt, et kui nad tahavad reisida, aga raha pole. Öelge mulle, kellele meeldiks see? See on kõigile. Kõik me tahame reisida, aga kui raha pole, siis see meile ei meeldi. Ja enamasti on see meie mitte reisimiste põhjusteks. Ja isegi kui sa kogud selle raha, siis sa kogud seda päris tükk aega, sa lähed läbi igasugused vaeva ja piina, et seda raha kokku saada ja siis sa saad alles lõpuks minna ennast nautima ja siis sa ka lõpuks ikkagist ei naudi ennast piisavalt sellepärast, et sa tead, et sul on mingid pinged peal. See kõlas veidi nii, nagu see oleks mul enda kogemustest tunda, aga ausõna ei ole. Lihtsalt ma olen ka vahest nii mõelnud. Lugesin samuti, tehti siis see PISA uuring, PISA test koolides taaskord ning pandi siis jälle kirja, et mis riik kus on. Eesti oli eelmine aasta vist oli ta 6. kohal vist, jah. Ning selle aastane siis PISA uuringute tulemus tuli jälle esile. Täna avalikustati siis. Ja siit võib välja lugeda, et Eesti õpilaste tase on tõusnud. See on päris hea, sellepärast, et tookord, kui mina seda PISA testi tegin, siis me olime seal top 10 seas ikkagist. Päris 6. vist ei olnud. Või võib-olla isegi olime. Ühesõnaga, kuskil seal kõrgel olime, aga mitte nüüd täitsa kõrgel. Noh, muidugi väga vinge, et me nii kõrgel oleme üldse suutnud väikse riigina tulla. Aga nüüd on see uudis aina paremaks läinud. See uuring näitas, et Eesti õpilaste tase on veelgi tõusnud. Maailma 15-aastaste õpilaste võrdluses tõusti siis 6. kohalt 3. Meie ette jäid siis ainult Jaapan ja Singapur. Miks ma üldse imesta, et see Jaapan seal ees on, sest et minu meelest need asiaadid suudavad ikka kõigega hakkama saada. Seni on Eestis parem olnud Soome, aga langenud siiski 5. ning väga kaugelt leiame teised Balti riigid meie ümbert, siis Läti on alles 31. kohal ning Leedu 36. kohal. Naabritest on meil Rootsi 28. ja Venemaa 32. kohal, ehk siis on näha, et Eestis on mingi areng toimunud. Eestis on suudetud päris kaugele minna. Vaatasin ka, mõtlesin üks päev kinno minna. Või õigemini mitte kinno minna otseselt, vaid ma lihtsalt vaatasin, et mis uusi filme on veel tulemas. Neid on muidugi järgmine aasta on kindlalt uuesti tulemas. Aga siis ma järjekordselt pidin üllatuma, kui ma nägin, et ühel saagal nimega Transformers tuleb taas kord uus film. Seekord on siis selle filmi nimeks The Last Night ehk siis Viimane rüütel.
ja nii palju kui treilerist näha võis, siis seal on taaskord Mark Wahlberg sees, kes minu arust ei ole just kõige parem näitleja või noh, tal on paremaid rolle olnud ning Transformersitest ta pigem väga ei sobi. Ja seal treilerist oli näha ka, et on mingid lendavate dinosauruste sarnased mehaanilised mingid robotid, mis aina rohkem läheb minu meelest lappesse, et need esimesed 2, võib-olla 3 filmi, 4 oli meh, ma vaatasin selle ära, aga meh. Esimesed 2 olid kindlasti head, 3 juba hakkas langema ja sealt ta edasi läks ka lappesse. Ja nüüd tuleb uuesti juba järgmine välja, kelle produtsendiks ja mitte direktoriks, aga jah, produtsendiks ja lavastajaks on Michael Bay, ehk siis seda oli juba trailerist näha, et see Michael Bay on, seal oli ikka jummel küll plahvatusi rohkem kui uus aastal, noh. Et Michael Bay jah, ikka suudab teha neid ja seda oli ka trailerist näha. Eks ma arvatavasti ikka vaatan ära, aga kui palju ma seda või mida ma sellest filmist arvan, raske öelda. Samuti on midagi muud vist väga uut ei olegi. See ongi see, mis ma siin, kuna elu on või nagu üleüldiselt on niisugune elukäik viimasel ajal päris kiire olnud, eriti eelmisel nädalal, siis ei olegi jõudnud väga keskenduda ning need oli põhiliselt teemad või noh, niisugune kiire ülevaade minu viimaste päevade mõtteviisidest või mõtte niisugustest välgatustest. Need ma leidsin üles ja need ma siis ka siia kirja panin. Aga meil on ka aeg kindlasti, mida me täna oleme õppinud. Täna me õppisime, täna me saime teada, et Foxconn, firma, kes teeb iPhone'e, nagu reaalselt valmis neid iPhone'e, on vähendanud oma töötajaid 110 000-lt 50 000-le, mis on siis rohkem kui poole võrra. Tänu sellele, et on võetud kasutusele robotid. Nii et seal ta on, palun väga, saite natuke targemaks täna, võib-olla, loodetavasti. Täna oli peamiselt teemaks uudised ning kuna mul siin keset ööd muud väga pähe ei tulnud ning tulid meelde need uudised, mida ma rääkima pidin, siis sellega täna piirdume. Selle nädala episood võib-olla tõesti tundus veidikene vaiksem ja tagasihoidlikum, kuid kindlasti naaseme vingemalt ja veel vägevamalt järgmine nädal. Ehk siis ma püüan edasi hoida seda kolmapäevast perioodi, ehk siis, et kolmapäeviti paneme ülesse ning eks ma siis võingi juba vaikselt hakata soovima, et kohtumiseni järgmisel nädalal ning kellele haiget ei tee, siis võite ka laiku visata meie Facebooki lehele Player või siis panna following SoundCloudis. Olge mõnusad ning järgmise korrani.